ongi selle kalendriaasta viimase nädala esmaspäev ja kaardite valimise päev. Juba mõne päeva pärast on siis uus kalendriaasta 2026 aasta. Ja mida siis sellel aastal kõige tähtsamaks pidada? Uuel aastal uutes energiates on üks oluline tähtis asi elada, teadvustades iseennast hetkes, siin ja praegu ja küsida iseenda käest, mida sina tahad, mida sa tegelikult siin maailmas elades tahad. Mitte mida teised arvavad, mida ühiskond arvab, mida süsteem arvab, mida sa peaksid tahtma ja milline olema ja mida järgima, vaid mida sina tegelikult tahad. Oluline on siis saada ühendus iseenda sisemise minaga, iseenda sisemise olemusega, kes sa tegelikult oled. Sest just läbi südame on inimene ühenduses universumiga ja ühtlasi on inimene ka universumi peegeldus siin maises plaanis, omades samu omadusi, teadmisi ja võimekust. Nii et saades ühendust enda sisemise minaga, oma südamega, saad sa ühtlasi läbi selle ühenduse ka kogu universumiga või kes tahab öelda algallikaga ja sealt pärinevate teadmiste, omaduste ja võimekusega. Saad ühendus enda energiavaramuga, universumi energiavaramuga ja olla siis püsivalt mitte ainult kõrgemates, vaid ka energiates täitunult. Ja seda võimaldavad ka need kanaldat valguse kaardid, mis aitavad olla sulle enda elu looja ja ka püsivalt ja täielikult enda energiates, püsivalt olla täitunud endale vajaliku energiatega ja läbi selle looma enda ellu kõike seda, mis sa tegelikult tahad. Igal tasandil, igas asjaolus. Nii et oluline uuel aastal on iseenda usaldamine, iseendaga ühenduse leidmine, ühinema enda südame teadlikkusega ja hakata ennast teadvustama teadvusena. Sa ei ole see inimene, keda sa peeglist näed, sa oled teadvus. Ja just see teadmine, et sa oled teadvus, aitab sul rohkemalt ühendust saada enda tegeliku olemusega ja ka universumi andide ja energiatega, mis sul on siin maailmas elades ette nähtud. Need igasugused meetodid, õpetused, koolitused, ka vanarahva tarkused on sul olnud, sinu jaoks olnud vaheetappideks, et jõuda kusagile. Aga see kusagile asub sinu enda sisemuses, sinu südames. Sest just sinu südames elab sinu hing ehk kõrgem teadvus ehk vaimolevus, kes on siia maailma hingestatud ja tema on teadlikkuses igas asjaolus, igas tasandis. Tema on rahus ja tasakaalus, ta teab kõike. Kui sa saad ühenduse oma sisemise minaga, oma südamesse, siis hakkad sa samamoodi olema teadlikkuses igas oma eluhetkes, selles, mida sa siin maailmas tahad, mida sina tegelikult tahad, usaldama ja uskuma enda sisemist häält. Ja läbi selle siis looma omale imelist elu, mida sa tegelikult tahaksid elada. Mitte seda, mis sulle väline maailm ja süsteem peale surub ja ette kirjutab. Sest teadvustades ennast universumi peegeldusena maises plaanis, väljud sa täielikult süsteemi kontrolli alt ja hakkad iseenda elu loojaks. Sest mitte millelgi kellelgi
pole võimekust ega õigust inimese energiaid ära kasutada, neid mõjutada või siis sinu otsuseid ja tahet ignoreerida või siis muuta. Võtame 3 kaarti kanaldatud valguse sõnumite kaarditest ja vaatame, mis sulle universumi poolt siis sõnumina tuleb. Nii. Ja sellised kaardid. Esimene on su universumit sõnum, teine on siis toetuseks ja kolmas on siis, mille läbi saad luua. Ja esimene kaart ütleb sulle, et olen armastuse ja valguse kehastus, olen armastuse valgus, olen hoitud, täitunud ja ümbritsetud armastuse valgusega. Tänan, tänan, tänan. Ehk siis jõudsin juba rääkida, sellel uuel aastal, uutes energiates on vaja sul leida üles iseennast ja hakata toetama iseenda valgusele. Ja see esimene kaart ütlebki sulle, et sina oled see valgus, teadlik olend, kes saab oma elu luua ja olla iseenda elu siis juht ja nii-öelda nagu valitseja, võiks öelda boss või ainult sina oled kõige tähtsam. Ja teine kaart on siis sellise sõnumisega, et aeg uue aja energiatega harjuda. Tee teadlik taotlus väljuda enda inimlikust kestast ja siseneda oma kuldse olemuse kehasse. Kujutad ette, et oled nagu kristallilise kullahaluse valguse keha sees. Need 2 kaarti siis on sõnum ja toetus sõnumile. Ja see teine kaart ütlebki sulle seda, et sul on aeg hakata siis ennast teadvustama enda elu loojana. Ja sa tead, mida sa saad siis selleks teha, väljuda enda inimlikust kestast, ehk siis inimese mõistuse teadlikkusest ja ühinema enda sisemise teadliku valgusolemusega, enda teadvusega ja teadma, et selle läbi sa lood. Ja 3. kaart on see, mille läbi saad luua, on siis, et liigu edasi, sinu tee on pühitsetud, mis iganes sa teed, mis iganes su teel pole, blokeeringud lahustatakse, kuula oma südant ja usalda kõiksust. See kaart ütlebki sulle see, et sind on täielikult kaitstud, hoitud ja kõiksus ehk universumi poolt siis toetatud sinu teel, mis iganes sa ei otsusta, mida iganes sa ei vali, sul on täielikult turvaline olla iseendaga ühenduses. Nii et liigu edasi, kuula oma südant ja usalda siis enda sisemist häält ja ka kõiksust ehk universumit, ehk siis läbi südame oledki ühenduses tegelikult kõiksus ehk universumiga. Sul on täielikult turvaline kuulata oma südame häält, sest see info, mis tuleb sinu sisemusse, tuleb ka läbi universumi sinu algse olemuse päritolu kohast. Seega, sel aastal on vajalik sul saada ühendus iseendaga ja hakata looma oma elu ise.